Raimond Valgre Tartu marssi kuulates kerkivad silme ette kaunid pildid Tartu tuntud paikadest ja siluettidest. Selles filmis pöörame pilgud linna südamest lõuna poole, televisioonimasti suunas. Kutsun teid kaasa avastama äärelinna Ristiku tänavat ja selle kõige vanema maja lugu. Pauluse surnuaia juurest hargneb raudtee kaheks ja sealt saab alguse lehvikuna lõuna suunas avanev Variku linnaosa kahe raudtee vahel. Ligikaudu 2000 elanikuga on see üks Tartu väiksemaid linnaosasid. Siin asuvad Mesika, Ristiku, Kopli, Timuti ja Kesa tänavad viitavad selle piirkonna ajaloole. Veel möödunud sajandi algul olid siin Robka mõisa karjamaad, kuhu 20. aastatel hakati väljastama aianduskrunte. Praegusel kujul olevaid tänavaid siis siin ei olnud. Valga raudteega paralleelselt kulgeb nüüdne Variku tänav ja sellega risti olev Kopli tänav olid ainukesed liikumisteed. Üks esimesi rentnikke oli siin Daniel Rehemets abikaasa Luisega. Nende pea 1,5 hektari suurune aiamaa kandis numbrit 62. Samal ajal, kui alustati Tartu Petseri raudtee ehitust, hakkas Daniel rajama siia oma perele ka kodu. Maja valmis umbes 1929. aastal. Sellest saigi tulevase Ristiku tänava kõige esimene maja. Mina olen Valtekko ja vanaisa maja oli ja siis me läksime seal 70. paiku läksime sinna elama. Aiandus oli, tomatit ja porgandit ja kõik ja kapsas ja niisugune, aianduse värk oli, kõik. Suur aed oli. Õun oli ka, õuntest sai ka raha ja 100 õunapuud. Neid oli mitmed reaalsed puid. 100 puud oli ja selle teise korrusse vanaisa ehitas üks aasta õunte rahast ehitas. Teine korrus oli muidu ehitamata, välja ehitamata. Nad tegi hirmsat tööd seal. Vanaisa ju ehitas memme ja Hilda siis, pedasid sealt kruusa reolast sealt ohusega. Reolast, Tröölimäe. Vanaisa ja vanaema tegi ühe segu ja siis, kui koormaga tuli, siis oli kruus vastas. Ega vanasti oli ju kõik käsitsi. Paremaid lambad sealt ja lehm oli ja kõik oli, suur majapidamine oli. Üürnikuna Rehemetsade majas elanud Salme meenutab oma esimest Ristiku tänava elu.
Mina olen Salme ja mina olen Ristiku tänavale kolinud 2 korda. 1959 esimest korda ja 1969 tulin teist korda, kui hakkasime ehitama oma kodu. Siin ma abiellusin ja me suvel elasime veranda peal. Ja me ostsime ühe, kui me juba abielus olime, ostsime voodi, laia voodi ja voodi oli veranda peal. Aga talvel on veranda peal külm, siis me olime seal tagumises toas. Ja siit läks siis trepp üles ja siit paremale läks sinna minu tuppa siis uks. Ja siit oli Kopli tänava järgi. No tänavat siin ei olnudki. Ja kuulus siis mitte linnale, vaid oli Lemmatsi külanõukogu järgi tolla. 50. aastatel hakkasid kerkima majad Variku tänavast allapoole Petseri raudtee suunas. Kuju hakkas võtma Ristiku tänava algus. Sellel 60. keskel Viira maja katuselt tehtud fotol on näha tänava algupoole mansardkorrusega maju ja Pehi-Krundi kasvuhooneid. Ermo räägib esiplaanil oleva maja ehitusest ja probleemidest, millega tookord tuli kokku puutuda. Minu nimi on Ermo Rips. Suurema osa oma elust ma olen elanud siin Ristiku tänaval. Mäletan seda veel väga hästi, kui lapsena kas 59. võib-olla isegi 58. aastal käisime koos vanematega otsimas kohta, kuhu omale maja ehitada. Ja see tänav, kus praegu meie maja seisab, seda veel ei olnudki. Tänav lõppes tegelikult ära Pehi maja juures. See oli tookord mansardmaja, nii nagu enamus majasid selle ajastul. Ristiku 24 ehitusest meenutab Ermo, et ehitusmaterjal tuli aegsasti valmis varuda. Näiteks tsementi suvel erainimestele müüki praktiliselt ei tulnudki. Kuigi elekter oli juba olemas, siis segumasinat oli väga raske hankida ja nii tehti segu käsitsi. 2 meest olid, üks oli ühel pool, teine teisel pool labidatega ja siis olid plekid maas ja nende plekkide peale siis segati siis tsementi ja kruusa ja valati kastekaanust vett peale, segati jälle, nii kaua kui sai valmis, siis käsi käru peale ja saanungi vahele. Ja niiviisi terve maja vundament, see oli siis juba ka täiskeldriga vundament, müürid, vundamendi lagi, seda ei kujuta nagu ette, et niiviisi siis tehti seda tööd, aga see oli tavaline tookord. Kõik tegid niiviisi. Ristiku 24 majja koliti sisse 1961. aastal. Aga vahepeal räägime pisut nendest nii-öelda vaheteedest. Ristiku tänav hargneb peale Variku tänavat 2 ja väike osa ühendab seda Kopli tänavaga. Siis on veel ühendustee Mesika tänavaga ja 2 varem kasutuses olnud teed Kopli ja Ristiku vahel, mis on praeguseks suletud. Üks tuli Kopli tänavalt Rehemetsade maja juurde ja hiljem ehitati sinna Ristiku 37 maja. Teine oli 2 aianduskrundi number 61 Pulleste ja 62 Rehemetsade maade vahel. Selle kaudu käis välja ehitatava Ristiku tänava alumise poole liiklus. Neil piltidel on ratastel sellel teel naabrilapsed Aimut Viira ja Maarja Rips Vardja. Pullese krundil, kus praegu asub Lipingute maja number 25, on kokku pandud lehmahein.
Ermo käis nende juurest piima toomas. See ühendustee sulgus Kopli 19B maja kerkimisega 80ndate lõpus. Mare Puhki sõnul istutas sellele krundile Kopli tänava võimsaimad pärnad tema isa Harald Pulles. Kui Jüri ja Salme Pokk elasid juba mujal, siis ühel päeval tegi Daniel Rehemets neile ettepaneku. Ükskord nad olid väga toredad inimesed ja tulime neid Jüriga tihti käisime vaatamas ja siis ükskord lakkusid, et kas te ei taha ehitama hakata, et meil on siin 2 krunti vaba. Ja me ei mõtlenud midagi, läksime siis kodu, aga Jüri rääkis kohe Elmarile ja Elmar võttis kohe sabas kinni, sest temal oli ka Navatänaval kaksikmaja. Ja siis Elmariga tõmbasime sloosi, kumb saab selle tänava ääre ja kumb selle tagumise krundi, kus Elmar on. Aga tema tahtiski tegelikult toda. Aga mina jälle toda ei tahtnud, aga loos tuli ka täpselt nii, et nagu me tahtsime. Minu nimi on Jüri Evert ja Tartusse maja ehitama hakkasin 68. aastal. Tol korral ja valmis sai ta, no valmis ei ole ta kunagi saanud, aga sisse koolisime 2 aasta pärast 70. Kui mina hakkasin ehitama, siis oli siin aienduskooperatiivi või aiend, mis krundid läksid jagamisele. Ja siis ei olnud siin muud kui ainult õunapuud ja tühermaa. No siin vanematest veel on, kes siin enne minu juba elasivad, oli Tamme Albert, kes töötas autovedudes, oli mu otsene ülemus. Et tema on ka siin üks vanemaid, kes teab seda linnajagu elu ja olu. Üleval olivad siis autovedudest olivad Unt oli, siis on Viisnapuu, Liping, Kokku, Muruvaas. Pehk oli ärimees, tema kasvatas roosi ja tegeles sellega, et tema nagu töömeest ei tea, et oleks olnud. Ega roosikasvatus on ka töö. Autojuhi tütar Liina meenutab veel teiste alade inimesi lisaks autojuhtidele, kes Ristiku tänaval on elanud. Ma olen Liina, Ristiku tänava elanik ja juba elanud siin päris pikalt 1971. aastast, mil ma kevadel naistepäeval sündisin ja olen elanud terve oma elu siin. Et neid vanemaid inimesi, jah, mina olin laps, et palju ma siis nendega ikka ju suhtlesin pigem ka endasugustega, et siin olid ka mõned tüdrukud, kellega mängida. Aga ühed vanemad elanikud tõesti olid hästi šikk härrasmees oli ja tema olla olnud rätsepp ja niimoodi meie tänase päevani tegelikult kutsume seda maja, see on rätsepa maja. Nii lihtsalt ongi jäänud, kuigi seal on juba täiesti uued inimesed ja nende vanade elanikega pole nagu enam mingit pistmist. Ikka ka seal Valgumajas nimetati kommunistid. No, mis iganes põhjustel, mina nüüd ei mäleta ka ju olid siis mingisugused tollel ajal. Inimene oli tegev selles valdkonnas järelikult, et nii nimetati. Ja see ei olnud nagu üldse halvasti, aga siis sa jälle täpselt teadsid. Aga seal majas elas ka minust 2 aastat noorem tüdruk, kellega me põhiliselt mängisime siin tänavatel. Ja nemad olidki nagu just nimelt, jah, et see roosikasvatus, mis nagu ema, isa põhiliselt tegelesid ju ja siis need pojad, nad on jälle ka minust 10 aastat vanemad, aga nemad olid nagu ka sellised üle linna tuntud kuumad kutid. Mul isa oli fotograaf, sellest see viga mul on. Isal on 2 põhilist töökohta olnud, et oli 10 aastat või rohkem etnograafia muuseumi fotograaf. Ja siis ma hakkasin ka pildistama juba lapsena tema vanade asjadega. Ja pärast siis
see park väike ja kui hakkas maja ehitama, siis vahetus töökohta hakkas vaesksemaks. No tegi neid igasugu lühtreid ja värke. Ja kõik need on tehtud. Jah. Ja see need tüüd. Selle maalimiseks läks mul tund aega. Ja see oli 1946. aastal. Pallases õppinud Uudo Rips on oma lapsepõlvelood kirjutanud raamatuks. Koos naaber Felix Viiraga on nad mõlemad pidanud ka väärikat paastori ametit. Ristiku tänaval elab üks Tartust kaugemalgi tuntud inimene, kelle munder räägib enda eest. Tere! Tere! Praktiliselt kõik naabrid. Nüüd on uued tegelased tulnud. Aga siin, minu arust seal on teie maja otsast käinud. Oled käinud? Viira maja otsas ei ole käinud. Siis tuu järgmine, aga sealt rebane ja allapoole nad on kõik läbi turnitud. Ja siin Orasele ja sellele ka said uued ahjud ehitatud. Professionaalse tegevuse kõrval on üks valdkond, millega on läbi aegade Ristiku tänaval tegeldud. See on aiandus. Kes on seda teinud raha teenimise eesmärgil, kes hobiks, aga peenrad ja kasvuhoone on pea iga maja juures. Alles viimastel aastatel näeb ka ainult iluaiandust ja muru. Aiandushuvi hakkas minul luulest, kuna tema on sealt Mustvest päri ja nemad kasvatasid seal Mustves ju kurke ja kõiki ja käisid ja nemad siin kasvatasid ja hakka ka. Ja siis meie ka tegime kasvuhoone ja siis meil oli niisugune kaarmaja oli esimene. Ja siis oli veel Jüriga. Jürile väga meeldis, ta käis kõik oma tuttavad viis sinna kasvuhoonesse näitama, kui ilusti meil need tomatid kasvasid. Ja siis me hakkasime juba Turus käima nende tomatitega. Tästi suur rõhk on jah olnud sellel aiandusel. Ja mitte ainult iluaiandusel, vaid ikkagi ka lisasissetulekuna on kasvatatud küll lilli ja tomateid ja kurke ja selliseid asju. Ja väga paljud ikkagi endiselt kasvatavad enda jaoks ja see on kuidagi elustiil siin vist kujuneneb niimoodi välja. Ristiku tänaval on läbi aegade elanud ärksa loomuga inimesed. Olgu see siis laia haardega esimene Daniel Rehemets või sügaval nõukaajal roosikasvataja Pehk. Aga 80-ndatel oli tee siia tuttav ka mitmetel autoomanikel. Tuleks mainida ühte niisugust olulist ettevõtmist, mis puudutas laiemat hulka inimesed kui ainult seda tänavat. See oli auto värvimise ettevõtmine või töökoda, mida siis tegi Jüri Pokk. Tal oli isegi siin mõned abilised. Tegelikult need, kes siin lähemal elasid, ega see auto värvimise hais ja see kõige meeldivam just polnud, aga seda ei olnud mitte kogu aeg. Kui ehk autotöökodasid leidus veel mujalgi, siis oma kauplust sellisel vaiksel tänaval ei kujuta praegu nagu ettegi. Aga läheme ajas tagasi ja tuletame meelde, kuidas see kõik algas. See on nüüd Ristiku tänava alguses, siin kus see praegu kiosk ja need on. Siin oli vanasti võrkpalliplats.
siis ei olnud kioskid või midagi. Ja see on siis selline, need veibrid. Nende perekonnaliikmed olid ka kõvad võrkpallimängijad. On niiviisi ja on niimoodi. Nii palju ma mäletan sellest asjast. Noored olidki pahased, et võrkpalliplats viitati ära, ehitati veneaegsena kiosk. Ja täpselt nii palju tuleb pika peale meelde ja täna tutvustame oma Sinika TV vaatajatele meie kohalikke uudiseid. Alates novembrikuust on meie Ristiku tänava kauplus erakätes. Ja siin juures on meeldiv võimalus juttu puhuda selle kaupluse uue omanikuga, härra Nikolai Mummiga. Kuidas äri läheb? Kui rääkida nüüd ärist, siis ma arvan, et päris normaalselt. Et oleks rahvale olnud rohkem raha, oleks nad ostuvõimelisemad, siis oleks ka minu äri palju edukam. Novembrikuult saadik on kauplus kätes. Kas pankrotiohtu ei ole veel tulnud? Pankrotiohtu kui sellist ei ole veel. Aga kui pidevalt hindu tõstetakse, siis võib tekkida ka selline oht. Aga kaupluse ja äri laiendamise plaanid? Ja selle peale oleme mõelnud. 5 kuud tagasi lubas õues härra Nikolai Mumm, et sügiseks on selle koha peal, kus me praegu seisame, kauplus. Täna on 15. oktoober ja me läheme juttu proua Rutt Mummiga. No, kauplus saab meil olema avatud igal nädalapäeval, tööpäevadel kella 9-st kella 7-ni, laupäeval 9-st 5-ni ja pühapäeval 9-st kella 2-ni. Ja pakume toidukaupu, alkoholi, karastusjooke. Praegu on meil suur valik keraamikat. Ja kuidagi hästi vahva oli, piimapudelid olid aknal, rivis ise panid kotid, tühjad pudelid panid asemele. Iseteenindus oli selles mõttes ja siis, kui sa olid seal poes ja juhtus samal päeval või samal hetkel tulema soe leib ja sai, siis see lõhn ja kuidas siis müüa neid sellisesse riiulisse pani ja täitis ära ja keeras riiuli teisi pidi ja siis täitis jälle ja see hurmav saialõhn, need krõbedad koorikud, no seda sai ainult siis. Praegu varjulises aias kauni eramaja sellist ajalugu võõrad ei oskakski ette kujutada. Mänguplatsist kioskiks, siis kaupluseks ja lõpuks koduks uuele põlvkonnale. Alguses oli siin elada niisuguse nagu maaelu tunne. Ei olnud kanalisatsiooni, ei olnud linnavett, ainuke kommunikatsioon oli elekter, mis tuli posti otsast. Kõikidel olid oma ilmkaevud ja siis tavalised sahtkaevud. Alguses käis see vändaga ja pangiga, pärast olid ikka pumbad ja nii me siis elasime kaua aega. Tänav oli muidugi asfalteerimata, õnneks see linnaosa on väga vaikne ja rahulik. Siin väga palju autoliiklust ei olnud, aga siiski kõik need autojuhid oma suurte autodega, oli vaja asja jääda või kodus sööma tulla, siis tuldi ikka oma 5 või 7 tunnise autoga ja see ajas parajasti tormi üles küll. Sõiduautosid oli vähe ja bussiliiklust siin ei olnud. Vanemad inimesed võib-olla oleks tahtnud, aga meile meeldis, et buss ei käinud, oli rahulikum nagu elada. Ka telefoniliini ei olnud. Sellest oli suur puudus. Mõni üksik telefoni 2-kopikane putka oli kaugemal, sai hädapärase kõne ära teha, aga oma telefon, see oli küll luksus, kui see nüüd tuli. Seda ma mäletan ka hästi. Alguses oli see veel niiviisi imelikult blokiraatoriga, et 2 maja peale siis, kui üks helistas, siis teine ei saanud helistada, et hoida siis neid liine või midagi seal kokku. Ja kanalisatsioon ehitati täpselt ei mäletagi.
aga see oli ka Eesti valitsuse alguspäevadel või valitsuse vaheaeg, kui see ehitati kanalisatsioon siia. Et nii need asjad siin käisivad, et ega siin aegamööda on läinud see asi paremaks. Peaaegu kõiki neid majasid kööti kivisööga. Nõukogude ajal oli kivisüsi odav ja majad eriti soojapidavad ei olnud. Aga see oli ükskõik, kas viskad alla 2 või 3 kühvlitäit seda kivisütt ja maja sai soojaks küll. Aga tänu sellele oli talvisel ajal näiteks lumi paari päeva pärast täitsa must. Seesama söetahm ja hais on mul siiamaani meeles. Aknad olid ka õredad, kardinad, ka toaseinad, tapeet, kõik olid söega koos. Puu- ja ahjukütet oli vanematel majadel ja seda puud läks ka väga palju. Nii et põhiliselt ikkagi kõik kütsid söega. Nõukaaja lõpupoole liikus soodsat diislikütust, ilmselt sõjaväe lennuvälja varudest. Siis soetasid paljud vedelkütuse põletid ja elu muutus palju kergemaks. Ja päris hästi oli olukord siis, kui tuli gaas siia tänavas. Meie tänavas olid niisugused eesrindlikud inimesed, kogusid allkirju ja et me tahame kõik gaasi saada. Ja niiviisi siis see gaasitrass, trass siis pandigi mööda Ristiku tänavat jooksma ja nii oli meil kerge selle gaasiga liituda. Ei ole teada, kui palju aastate jooksul on Ristiku tänaval inimesi elanud. Kuid alati on üksteise aitamine ja sõbralik läbisaamine olnud tavaks. Mare Puhk leidis ühe südant soojendava mälestuse, millega Daniel Rehmets on tema ema sünnipäeval meeles pidanud. Ja üsna hiljuti leidsin ühe kaardi, Maarja joonistas ju väga ilusti. Et ma leidsin isegi ühe kaardi üles, mis oli Maarja joonistab. Mul on ühele sünnipäevaks ilmselt mingiks. Aastavahetuse tähistamised siin tänava peal olid alati hästi rahvarokked, et tõesti kõik pered tulid välja ja siis olid ju hoopis nagu tagasihoidlikumad need ilutulestikud ja neid oli vähem. Hirmsad panku tegid, kui nad suured sinna taevasse lasti, aga jah, kõik inimesed olid ikka praktiliselt väljas. Et see oli nagu alati hästi selline rahvarokke. Et nüüd nagu päris nii nagu ei ole. Käisime kõik läbi, ülemine ots nagu jäi võõramaks Visnapuuga saime läbi ja hunt oli nagu kõige ülemine vist autovedude meestes seal. Aga siia alumine ots me suhtlesime pidevalt, siin kogu aeg olime ühes pundis ja käisime ühes kohas tööl, nii et sellega ei olnud midagi, see olime kõik sõbrad oma vahel. Aga nüüd tagasi Ristiku tänava kõige vanema maja loo juurde. Siin leiame teate, et maja on müüki pandud. Edasi hakkasid hargnema sündmused, mis muutsid terve tänava pilti. On jah. Oi oma, jah, küll on kole värk. Oi jah, oi seda rämpse värk, oi.
ainult veranda seisab veel püsti. Nii muutub kõik. Kui palju aastaid seda maja ehitati, kobiti. Siin on üks palk ilusti ära varatud. Niisugune palk on veel küllaltki kõva. Samal ajal, kui meie silme all hakkab kerkima kaasaja nõuete kohaselt uus maja, meenutavad Ermo ja Salme, kuidas nemad ehitasid 50 aastat tagasi. Mis fundamentidest rääkida, raske oli saada armatud rauda, mida tuli sisse panna. Paljud kasutasid selleks siis raudteerööpaid. Kui nüüd mina ise hakkasin siia maja ehitama, siis olid olukorrad juba muutunud. Ja nii oli meil ka 2 segumasinat. Nende võimsus, mootori võimsus oli ikka üsna suur. Suuremal masinal oli 7 kilovatti tervelt ja väiksemal masinal 3,5 kilovatti. Kuna ehitus meil venis üsna pikaks, juba vundamenti valasime jupikaupa ja mitmel aastal tegime, siis olukord muutus varsti niiviisi, et ei olnudki mõtet enam väga seda segu ise teha segumasinaga. Hommiku tuli minna lihtsalt betoonisõlme ja autojuhtidega rääkima, et kellel üle jääb, et siis toogu sellele aadressil. Kuigi ta tavalise auto peal juba kippus siis kõvaks minema ja ta oli üsna raske paika panna, aga see oli siiski lihtsam, kui teda ise teha. Jüri oli korpusõppustel ja mina, siis oli üks Uunu, ta sõber ja Elmar. 3 keisid toodi see segu ja see oli vaja lae peale panna, sest garaažilae saalung oli valmis tehtud. Mina hakkasin siis algul seda pangi panema ja siis üks üleval silus ja teine tõmbas siis üles pangiga seda segu. Ja lõpuks ma ei tea, kas ma väsisin nii ära või mina ei tea, igal juhul mind pandi siluma. Ja kui see katust sai ära õhtu, hakkas pimedaks minema ja hakkas vihma sadama ja mul hakkas surmahirm, et nüüd see tsiment sealt vihmaga tuleb läbi lae ja siis see lagi jäägi püsima. Ja siis oli mul kilesid ja siis ma hakkasin öösi neid liibreid mööda kõndima ja seda kinni katma selle kilega, et see tsiment ei jookse läbi. Ja seda ma katsin siis kuni hommikuni. Ma läksin 4:30 tööle, siis käisin tünnis, pesin ära ennast ja läksin tööle. Et magada ei saanudki. Siin on nüüd talve külmaga jaanuari alguses see maja saanud aknad ette, kus on ikka raudse tervisega mehed, kes saavad talvel niisugust väliehitustööd teha. Inimene, kes omale maja ehitas, pidi oskama peaaegu kõiki töid ise teha. Nii müüri laduda, kui ka näiteks keevitada ja keskkütteradiaatoreid sisse panna, elektrijuhtmeid vedada, katuse ja puusepa tööd teha ja mida iganes. See oli tavaline, ainult väga üksikult said kasutada ka oskajate, spetsialistide ja tööliste ehitajate abi. Meie ehitasime kõik ise käsitsi, ainult lae krohvimist ei õppinud ära, seda aitas üks mees teha. Üks töömees oli meil üks puutöömees, siis nii kui ise linna läksid või kuskil ära läksid sinna madala katusse peale magama, tuled kodu ja vaatan, jälle ei ole, magab. Ajasid üles, siis hakkas jälle tööle. Siis oli meil siin üks puutöömees, oli veel üks vanem. Tollelest tohi raha anda, andsin süüa ja siis kui palkapäeval siis viisin poodi ja ostsin riideid talle lapsed, ma ei mäletagi, kes need siis ütleski, et raha ei tohi kätte anda. Rohvia oli üks vene mees, too tegi küll hästi ja seinad on sirged, aga temast ei olnud segu kanda, et ma pidin ise kõik selle segu sinna teisele korrusele kandma.
ta on teistmoodi, jah, ta ongi nagu liiga uus ja liiga ilus, et see ongi võib-olla jah, mis teda eristab või paistab silma. Aga no asi muutubki ja peavadki asjad muutuma. Aga jah, väga palju ka uued inimesed, kes on siia tulnud, nad ikkagi tõesti hakkavad ehitama ja toimetama ja nagu teevad endale siiski kodu. Et aga nüüd see uus maja, jah, mis meie tänavasse valmib, on nüüd tõesti vist see maja, mis inimesed lihtsalt võtmed kätte ja ostavad ilmselt ainult mööbli endale. Et kõik muu on juba otsustatud ja tehtud. Rehemetsa vana maja ees kasvas tänava võimsaim vaher. Ligi sajandi jooksul oli ta vaikivaks tunnistajaks elu kulgemisele oma piirkonnas. Lapsed sirgusid, said vanaks ja põlvkonnad vahetusid. Minu vana isa ja vana ema ka, sest ajast pole hallud muudkui teel oli ja nõnda nagu nemad, nii olen mina ka. Oma laste heldel olija. Minu vana isa ja vana ema ka, sest ajast pole olnud muudkui teel olija ja nõnda nagu nemad, nii olen mina ka. Oma laste heldel olija. Oma laste heldel olijad, oma laste heldel olijad. Tänava väline ilme on muutunud. Ühel päeval eemaldasid töömehed viimase veel säilinud sideme möödunuga. Üle tänava rebaseaiast võib veel leida viimaseid Rehemetsa istutatud vanu õunapuid. Ristiku tänava kõige vanema maja lugu lõpeb siin ja alguse saab Ristiku kõige uuema maja lugu. Uues majas üles kasvavad lapsed võivad oma koduaknast näha endise metsavenna maja ees lehvimas Eesti lippu. Elu Ristiku tänaval läheb edasi.